Esimene harjutus on meil Bulgaaria käärkükid. Toetad tagumise jala mugavalt toolile. Esimene jalg on otse sinu all. Kere asend on sirge, muutumatu ja liigud otse alla ning surud end läbi esijala otse üles. Raskus on esijalal. Poole pealt vahetame jala ning oluline on hoida põlv varvastega ühes joones. Ja 5 sekundi pärast läheme pausile. Lõdvesta, venita ennast, võta lonks vett vajadusel. Järgmine harjutus on ühe jalaga puusatõsted maas. Jälgi, et varbad vaataks otse. Sääreluu jääb üles vertikaali. Tõsta puus lõpuni üles, pinguta kõvasti tuharalihased. Ning kere asend ei muutu. Poole pealt vahetame jala. Kere asend ei muutu, liikumine toimub puusast. Ja 5 sekundi pärast tuleb paus. Puhka, võta lonks vett, lõdvesta. Ja alustame teise ringiga Bulgaaria käärkükid. Liigu otse üles alla, raskus püsib su esijalal. Tagumine jalg toetab. Selg on sirge ning põlved püsivad varvastega ühes suunas. Kindlasti ära lase põlvel sisse vajuda. Poole pealt vaheta taas jalg. Ja taas kord puusatõsted. Hoia kere sirge ja liikumatu, ära rulli ennast seljast, liikumine toimub puusast. Üles jõudes pingutad tugevalt tuhar. Ning jälgi, et su sääreluu oleks püstises asendis. Poole pealt vahetame taas jala. Puhka, võta lonks vett, lõdvesta.
Ja tuleb viimane ring Bulgaaria käärkükke. Hoia selg võimalikult sirge. Varbad vaatavad otse, põlv varvastega ühes suunas ja raskus on sinu esijalal. Surud end üles läbi esijala. Ja poole pealt vaheta taas jalg. Ning jälgi, et su puusad ei kõiguks küljed küljele. Ja tuleb viimane ring puusatõsteid. Stabiilne ja tugev kereasend. Jälgi, et sa ei rulliks ennast seljast, liikumine toimub puusast. Üles jõudes pinguta tugevat tuhar. Vaheta jalg. Puhka, võta lonks vett. Lõdvesta. Ja edasi lähme kätekõverdustega. Jälgi, et käed randmed oleks otse õlgade all. Kujuta ette, et kerest läheb sirge joon läbi, ehk peatallast kuni jalataldadeni oled täiesti sirge. Kere hoia tugev ning õlad all ja taga. Hea oleks, kui jõuad rindkerega maani välja ja üles jõudes lükka käed lõpuni sirgeks. Väike puhkus, venita, võta lonks vett. Ja järgmiseks lõuatõmbed maas. Lükka käed lõpuni sirgeks ning siis surud küünarnukid kere külgedele kokku. Hoia varbad maas ja hoia ka otsaesine maas. Kui peaks minema raskeks, viska pudelid maha ja tee ilma nendeta edasi.
ja alustame, teine ring, kätekõverdused. Randmed otse õlgade all, keha on sirge, õlad taga ja all, kere tugev, ja ära lase küünarnukkidel liigselt välja vajuda. Väike puhkus, venita, võta lonks vett. Taas kord lõuatõmbed. Hoia otsasine maas, varbad maas. Käed lõpuni ette sirgeks. Ja siis surud küünarnukid tagant kokku, abaluid tahad ka viia kokku. Ja alustame kohe viimase ringi kätekõverdustega. Sirge joon läbi keha, kere on tugev, ei lase kõhtu ja roideid läbi vajuda. Täisliikumisulatus, rind vastu maad ja käed lõpuni sirgeks. Viimane ring, lõuatõmbed. Lase käed lõpuni sirgeks ja siis viid küünarnukid taha võimalikult kokku. Käed liiguvad maa ligidalt ja kui läheb liiga raskeks, viska veepudelid maha. Suru õlad alla ja küünarnukid taha kokku.
ja järgmisena kereharjutus, mägironijad, kiire tempoga. Hoia käed otse õlgade all. Kere sirgeks, nagu alustaks kätekõverdustega, aga hakkad põlvedega jooksma. Vastas põlv, vastas käsi. Ning too põlv nii kaugele, kui suudad. Eesmärk on jõuda kogu aeg tagasi jalgadega algsesse asendisse. Puhkus. Ja alustame teise ringiga, mägironijad. Käed otse õlgade all ja tood põlve võimalikult kõrgele vastas käe suunas. Hoia kere stabiilne, jälgi, et sa ei kõiguks küljelt küljele. Ja jala viid tagasi sinna, kus sa ta just lahti tõid. Puus püsib all. Selleks korraks trenn tehtud. Soovitan sul seda kava teha 3 korda nädalas. Ning kui tunned, et ka see on muutunud sinu jaoks liiga lihtsaks, siis tuleb juba ühendust võtta personaaltreeneriga.